11. märts 2026 T1 keskuses, minu kõrval on Endla Vaher. Tere! Me võtame kõigepealt ära tema boksisüütuse. Ta ei ole kunagi boksinud, ta ei ole käinud puuris ja on näinud ennem intervjuud üldse, no selles nagu ringikujulises, selles ma olen käinud. No kuskil olen, aga boksin ma ei ole. No me paneme sulle kätte boksikindad, me vaatame, kas sul tekib ka ära see pisik ja ma luban isegi ennast lüüa. Täpselt seda, sellepärast ma ei lähegi boksi, mulle ei meeldi lüüa. Ja, aga tead, mina olen kunagi saanud 13-aastase poisi käest niimoodi vastu nina, et silme eest oli kirju ja tead, kui uhke tunne mul oli tema üle. Mõtle, kuidas ta saab terve elu. Loomulikult. Lähme sisse siis. Lähme siis korraks. Ma laenan korraks seda. Markus. No nii, ma tegelikult seda asja ise ka väga hästi ei oska, aga proovime siis sinuga. Minuga väga hea alustada. Sinuga väga hea alustada. No teeme siis ühe otselöögi või? No tee, no lööge või? Kusjuures tegelikult ma olen, tead see boksi mängumasin, kus sa oma jõudu katsetad, seda ma olen küll teinud. Ja palju välja lööd? Ma ei mäleta, see oli väga noorena. Aga sa ikkagi lööd? Aga ma olin lööd? päris tugev teistega võrreldes, nii et ma seda lööki olen teinud. No ütleme sinu spordiala ja see, mida sa nüüd ka laupäeval Tallinna Tondirabas teed, see kava, mida sa esitad ja no see sport nõuab ikkagi ka väga vaprat naist ja keha ja meele koostööd. Mis sinu shows siis sellist on, mille pärast peaks tulema, võib-olla ainult sinu show pärast? No minu pärast ainult ei pea tulema, aga selles mõttes ma ikkagi lähen jälle lae alla nagu ikka. Oota, tuled sa puuri kohale või? Või oled sa seal... Ei ole päris puuri kohal, sest et... Lendad viplaua peale? Alati selle riputamisega on ju see, et kõik oleneb, mis talad sul seal üleval on. Et ma olen küll lava peal keskel, aga mitte päris puuri keskel. Ja ripun, teen ikka oma trikke, paindustrikke, jõutrikke, et õnneks üks asi on nagu ühine, et boksis sa pead tugev olema. Tuleb! Et boksis pead tugev olema, siis lael sa pead ka olema väga tugev, et ennast usaldada. Mis selle usalduse toob, ega see on ju ainult suur töö trennidega? Ega samasugune trenn ilmselt nagu kõik teised. Sa muidugi ütlesid siin ennem intervjuud, et võt sina boksima ei hakka, et see jäägu meestele, siis parandasid, vaatasid mulle otsa, olgu teistele. Meestele, aga teistele. Et ma tean, osad naised on väga vinged, boksivad. Mina ilmselt ei hakka boksima kunagi, aga Ära ütle kunagi, ma kutsun su trenni. Sa ei tea, kuidas see mõjub. Mul on mitu sõbrannad, kes tulid ükskord proovima ja nüüd käivadki iga nädala. Ei, ma usun, mul on see küll tuttavaid, kes käivad. Ma lihtsalt kuidagi ei ole suutnud minna, et mulle ei meeldi selline võitlusvärk ise. Talle meeldib rippuda. Ja no loodame, et ta sealt muidugi mõne vippu laua peale, kuigi mõnel oleks võib-olla väga hea meel, kui sa potsataks nende lauda sinna vippkülaliseks ja uueks sõbraks. Aga ma väga imetlen neid sportlasi samamoodi, sest et ma tean väga hästi, kui raske ikkagi selleks valmistumine on ja kui tugevad nad peavad olema ja kiired, et selles mõttes iga sport on väga äge. Et kõike lihtsalt ei pea ise proovi. Jaa, no igale ühele oma ka. Lõpetuseks, mida sa ütleks, praegu on keerulised majandusajad ja sportlastel on ju ka selle võrra siis keerulisem. No, kuidas sina näiteks oma elus oled õppinud mitte alla andma? See on võitlusspordis üks väga-väga oluline asi. Neid kangelasi, keda me oleme siin intervjueerinud kümneid kui mitte sadu, neid iseloomustab üks asi, nad ei anna kunagi alla. Kuidas sinul selle mitte alla andmisega lood on? Absoluutselt, ega sporti peab tegema ükstapuha, kuidas, et mis iganes puudused on, tuleb lihtsalt nendest läbi raiuda ja läbi minna, et ise olen samamoodi pidanud väga pingutama oma minevikus spordis, et üldse sporti saaks teha, ükstapuha, mis põhjustel on ju, et see ei ole kunagi lihtne. Aitäh sulle selle vestluse eest, ma annan sulle võimaluse viimast korda panna kõik mängu ja näeme juba laupäeval. Praegu õpetaks mind, ma teen väga mingit jama asjas. Okei. No? Ootame 2. Ei, no sa pead ikka vihast nägu tegema. Ma ei saa vihast nägu teha. Olgu, no naerata. No nii, super, kuule väga hea. Aitäh sulle.